Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuulad EBSi podcasti. Kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised oma ala fännid, võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Enese areng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elukestev õpe. EBSi podcasti juhib endine majandusajakirjanik, tänane kommunikatsioonispetsialist Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple Podcastides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalil. Miks peaks igaüks oskama kasutada coachivaid meetodeid suhtluses? Millist väärtust loob coachiv juhtimine nii inimestele kui ettevõtetele? Ja miks lähevad need juhid üha rohkem hinda, kes oskavad coachivat juhtimistiili? Seda arutame täna Merle Viirma ja Kyul Lootusega. Mina olen saatejuht Siiri Liiva. Merle Viirma on 20 aastat töötanud Eesti suurimate meediaettevõtete juhatustes ning tema peamised vastutusvaldkonnad on olnud strateegia, arendus ja turundus. Ta on juhtinud strateegilisi muudatusi, kaasajastanud ja uuendanud meediaettevõtete ärimudeleid ning töötanud välja mitme ettevõtte turundusstrateegia. Täna töötab Merle juhtimiscoachi ja konsultandi ning õppejõuna. Ta on EBSi coachingu programmide õppejõud ning turundusühi arenguprogrammi juhtiv õppejõud. Merle lööb kaasa ka EBS Executive Coaching Center töös. Meie teine tänane külaline Kyul Lootus omab 20 aasta pikkust ettevõtluskogemust, millest esimesed aastad möödusid pereettevõtet üles ehitades. Hiljem on ta mitmete ettevõtete ja organisatsioonide asutamise käivitamise juures kandnud erinevaid juhtivaid rolle. Peamiselt on ta tegutsenud ehitussektoris Eestis ja Põhjamaades. Täna annab Kyul oma panuse juhtimise ettevõtluskultuuri parandusse läbi juhtimiscoachingu, koolituste ja erialaliidu eestvedamise. Tere tulemast Satelliidile! Alustan nagu tavaks saanud isikliku laadi küsimusega. Meenutage olukorda oma professionaalses või ka isiklikus elus, kus teil on olnud kellegagi hästi võimestav vestlus, mis aitas teil mingi olulise otsuse langetada või midagi enda jaoks selgeks saada või paika panna. Mis iseloomustas seda vestlust? Mida tegi teie vestluspartner, et see vestlus oleks tõesti võimestav? Merle, alustame sinust. Praegu tuleb küll meelde üks vestlus coachingu ruumist, kus ma olin kliendi rollis. Ja kui ma joonistasin coachi palvel tahvlil oma tiimi ja kui ma panin täiesti vabalt, kuidas mulle meeldis neid inimesi, kus nad minu arust kuulusid, joonistasin sinna ka puuduvaid inimesi, mingid seoseid, suhteid ja see märkamine nagu, et milline nagu uus taipamine, kui ma selle pildiga valmis sain ja kui palju infot seal oli selle kohta, mis seal olemas oli, mis seal puudus. Ja kuidagi, kui ma mõtlen selle ruumile või et kus see tekkis, et see nagu mõtlemisruumi küsimus, et kui teine pool sind kuulab, võib-olla kuskilt küsib, et selline üks pilt, mida ma kunagi ei unusta ja siin EBSi coachingu programmides tihtipeale näidisena toon ka, et sellist heast loovast lähenemisest. Kui pikka aega tagasi see oli? 4 aastat tagasi. Ma olin näinud nagu ettevõttesse, kus ma sain uue tiimi, endale kõik uued inimesed ja see, et kuidas ma siis neid nagu visualiseerisin seal, et sain ise hästi palju teada selliseid märkamisi, mida ma ei teadnud, et seal pildil on. Okei, see kõlab väga huvitavalt. Nii, Kyul? Jah, kahjuks ei saa siin vist väga originaalne olla, et coachidel vist kõigil on need võimestavad vestlused olnud sellised coachingu sessiooni laadsed. Ja mul niimoodi kiiruga meenus üks vestlus, mis küll ei olnud sessioon, aga toimus siiski isikuga, kes kasutas neid selliseid tehnikaid nii-öelda. Ja samamoodi selline kõva häälega oma mõtetes sobramine tõi ilmsiks neid detaile, mis on päriselt olulised. Ja noh, need on need hetked, kus tekivad need taipamised, et see on nüüd see suund, kuhu tuleb pöörata, et ei saa, sest me tihti jääme kinni kuhugi oma mingitesse sundmõtetesse või ratastesse. Ja väga, need ongi avavad, et kui keegi teine suudab avardada seda, vaadata uuesti. Tahad sa avada või avaldada ka, et mis selle vestluse tagajärjel muutus? Mina enda jaoks panin jälle täitsa uued suunad paika, ütleme nii, et tegin otsuseid, mille, just, et edasi liikumiseks.
Okei, väga hea. No teie mõlema jutust käis juba sõna coaching või coachiv juhtimine läbi ja kuivõrd siin Satelliidi saates me keskendume hästi palju erinevatele juhtimist toetavatele praktikatele, et alustame siis täna vestlust sellest, et mis asi see coachiv juhtimine üldse on? Kes tahab alustada? Võib vabalt alustada? Ma arvan, et jah, eks seal ongi kindlasti selliseid erinevaid vaatenurki. Mina enda jaoks olen mõtestanud coachivat juhtimist kui inimese keskset juhtimist. Ehk siis selle eesmärk on juhtida või lähtuda juhtimisest just sellelt pinnalt, et mis on meie inimestel, meie eripärad, et selline personaalsus on oluline ja loomulikult seal on sellised coachingus kasutatavad tehnikad olulised. Samas ma julgeks öelda, et ei tasu seda coachinguga sassi ajada, sest et selline otsene juht, ikkagi coach oma meeskonnas ei saa olla selles mõttes, mis tavapärane coach, mis tööd teeb. Et see tähendab seda, et ta küll kasutab neid tehnikaid, aga tegelikult ta ikkagi, loomulikult ta proovib samamoodi avada seda potentsiaali, aga see fookus on siis jah sellele, et see inimese arengul eelkõige. Väga hea. Merle? Mina võib-olla veel täiendaks, et hästi nõus, et ma olen kuidagi enda jaoks veel sõnastanud, et minu meelest on nagu inimese kesksetest juhtimistilidest kõige inimese kesksem. Ei ole ainult üks inimeste keskne. Et mõnes mõttes, et inimene fookusse seada ei ole nii palju uut, aga et kuidagi, et see tulemuse saavutamine seal selles siis keskendutakse rohkem kui nagu ainult professionaalse arengu toetamisele, et minnakse sügavamale, eks ju, et toetatakse inimese isiklikku arengut ja võib-olla tahaks öelda, et rõhuga tema enda eesmärkide saavutamiseks. No aga kui inimene pannakse kõige keskele ja tema eesmärgid on olulised, mis siis saab selle ettevõtte või organisatsiooni eesmärkidest ja nende saavutamistest selle kõige käigus? No ütleme nii, et ideaalpildis tegelikult ongi meil oluline, et meie inimeste eesmärgid läheks selle organisatsiooni eesmärkide kokku. Et kui need on vastuolus omavahel, siis tõenäoliselt see inimene pikas plaanis ei olegi sinna organisatsiooni kõige parem inimene. Sest et varem või hiljem, kas ta põleb läbi, sest ta teeb midagi, mis talle korda ei lähe, seal võib olla väärtuste konflikt, see tegelikult ei ole organisatsiooni huvides. Et me tegelikult ju otsime endale parimaid sobivaid inimesi tiimi, et nende rahul oleks kõrge ja see läbi tulemuslikkus oleks kõrge. Mis tegelikult tähendabki seda, et see on väga okei, et inimene saab aru, et selles oma arenguetapis, et see organisatsioon ei ole tal ja tegelikult see on ka organisatsiooni huvides. Ja kui ta nagu olemuslikult arendab inimesi ka siis tuleviku tarbeks, eks ju, siis tegelikult jah, et kohe siit võib öelda nagu kõigi asjadega puhul, et tal on nii nagu eeliseid kui puuduseid, et tema kindlasti puudus võibki olla, et ta on nagu aeglasema tempoga, et ta on nagu rohkem tulevikku suunatud, et sa selliseid kiireid lahendusi ei pruugi selle võrra tulla, et aga ta on jah nagu kindlasti jätkusuutlikum, et ta loob väärtust siis pikemaajalisemalt ja nagu päris palju uuringuid ka, et kus need eelised siis on, et inimeste selline kena eestikeelne sõna engagement, mis see võiks siis olla? Kaasamine. Jah, kaasatus on isegi kohati mõõdetud siin 50% nendes ettevõtetest, kus seda coachiv kultuur on siis levinud kõrgem, eks ju. Et jah, et ja inimeste voolavus on näiteks madalam, mis praegu on kindlasti selline hästi-hästi tugev argument. Miks ma küsisin selle isiklike eesmärkide versus ettevõtte eesmärkide kohta? Ettevõte, kus ma töötan, on ka hakanud juurutama sükest kaasavat juhtimismudelit ja seal ka ühe või mitme nagu põhimõttena tuuakse alatigi välja ka rõhuasetus sellele inimese isiklikule eesmärkidele ja see ettevõttes sees on ka väga palju küsimusi tekitanud, et just niiviisi, et aga mis siis, kui minu eesmärgid ei ole kooskõlas ettevõtte omadega või mis isiklikke eesmärke ma pean siin üldse nagu mõtlema. Et see tekitab väga palju küsimusi, kui hakata sellist juhtimisstiili rakendama. Ja ta on hästi nõudlik ka, eks ju, et kui sa mõtled, et üks asi, ta nõuab nagu coachingu teadmisi, nende tööriistade head tundmist ja kasutusoskust ja tegelikult ongi täpselt see, nagu sa ütlesid, et ka töötajatelt tegelikult päris kõrget sellist eneseteadlikkust ja tahet sellega tegeleda juhist rääkimata, eks ju, et selliseid jah, nagu küsimusi on palju, et mulle
kunagi väga meeldis, lugesin, see oli Bill Campbell, eks ju, Silicon Valley üks tippcoach'e, kes toredalt ütles, et me värbame talente, tohutult häid inimesi ja siis me ütleme neile, mis nad tegema peavad. Miks me kurat neid värbame, kui me nii hästi teame? Jah, et siis ei peaks neid üldse värbama. Okei, no te tõite mõlemad välja, et coachivat juhtimisstiili iseloomustab hästi inimese kesksus ja võib-olla see on üldse kõige inimese kesksem juhtimisstiil üldse. Aga mis veel eristab teda teistest juhtimisstiilidest? Eks ta võib-olla, et selleks, et öelda, mis seda eristab, peakski nagu mõistma ka natukene seda sellist suuremat pilti. Ja kindlasti tuleks arvestada seda, et mida me kindlasti ei julge väita, et see on ainukene juhtimisstiil üldse, mida kasutada, sest seda ta ei ole. Sest see on alati nii, et iga juhtimisstiil on õige teatud ajahetkes, teatud inimeste puhul, et see eeldab teatud tingimuste olemasolu. Ja nii on ka selle juhtimisstiiliga. Et ta ikkagi eeldab seda, et on pigem peab olema sellised võib natuke paremad ajad selles mõttes, et on aega juurutada seda stiili, ta on aega nõudev, nagu Merle ütles. Kindlasti on ta selline, kuna ta on arengule suunatud, siis ta eeldabki seda, et kõik on valmis selleks. Et ei saa vägisi coachida ka inimesi. Et siis ettevõttes peab olema väga kõrge valmisolek muutusteks või? Sellisel juhul, kui sellist stiili pole kunagi kasutatud, kindlasti. Sest et ta on kindlasti selline, et see eeldab seda, et nii juht usub sellesse, kui ka tegelikult kogu see meeskond on ju, keda niimoodi juhitakse. Sest et kui tuuagi näide sellises kriisiolukorras, siis tõenäoliselt kriisiolukorras ei taha mitte ükski selline töötaja näha seda, et juht hakkab taga seal väga pehmelt kuidagi lähenemast, et sellel hetkel nad tahavad, et oleks keegi, kes võtaks selle vastutuse kiiresti enda peale, et saaks edasi liikuda. Et selles mõttes on hästi oluline tunnetada seda hetke olukorda. Nagu toredalt öeldakse, et tormis on laeval üks kapten. Just. Et võib-olla ma lisaks ka, et minu meelest on selline fookuse muudatus võib-olla nagu põhimõtteliselt, et selle asemel, et siis teha hästi lühiajalisi väga häid tulemusi, eks ju, on siis idee võimestada inimesi ja meeskondi olema parim versioon iseendast, eks ju, et kogu see, mis coaching ruumist, kui ma nüüd siia one-to-one'ile tagasi toon korraks nagu toimub, et kuidas tore definitsioon on, et tulemuslikkus võrdus potentsiaal minus takistused, eks ju, ja just nende takistuste vähendamise või elimineerimisega selles coaching ruumis siis tegeletakse, et see on võib-olla see seos, mida selle coachiva juhtimisstiili juurde ka siit tagasi tuua. Et kuidas inimene saaks nagu iseendast kõige paremaks versiooniks. Et pigem keskendutakse siis võimalustele, mitte niivõrd, et miks mingid asju ei saa teha. Absoluutselt on nagu hästi lahenduskeskne lähenemine. Jah, muidugi meid naljaga võib isegi öelda, et mõnes mõttes on selline stiil, mis on julgetele inimestele, et tegelikult kui olla edukas selles, siis see juhi vajadus tegelikult seal meeskonnas väheneb. Et kui juht väga kramplikult tahab oma sellisest rollist kinni hoida, siis ta võib-olla pelgab seda stiili. Aga tegelikult see eesmärk on see, et meeskond saaks ise aina tugevamaks ja see juhi roll nagu pigem nagu väheneks selle tulemusena. Ma saan aru, et see juht oleks pigem nagu võimestaja või selle ruumi looja. Just, toetav isik. Selle coachi või juhtimistili kohta vahel siin EPSi loengutes ütleme, see on nagu selline coachi juht on nagu aednik, eks ju, kes loob siis kurgile kasvutingimused, aga ei saa tema asemel kasvada. Kurg peab ise kasvama. Okei. No coachingust endast on juba mõnda aega räägitud, coachiv juhtimine on natukene noorem nähtus. Kas me coachiva juhtimise näol näeme lihtsalt mingit uut trendi, on see lihtsalt mingi süke ajutine üles haibitud nähtus või on see pigem juba põhimõtteline muudatus juhtimises? Mina julgen öelda, et eks see ongi, kui me nüüd vaatame Eesti kontekstis, siis me oleme ühte pilti, kui me vaatame maailma kontekstis, siis coaching iseenesest on juba oluliselt kauem pildis olnud ja seeläbi ka sellist coachivat juhtimist on väga suurtes organisatsioonides rakendatud ja see on täiesti saanud selliseks juhtimispõhimõtteks, mille järgi isegi värvatakse juhte. Et seetõttu julgen väita, et ta selline hääbuv nähtus ei ole, et ta on tulnud selleks, et jääda ja tegelikult miks ta ju on täna ikkagi nii palju mujal maailmas ja tegelikult üldse lääne ühiskonnas sellist jõudu kogumas ja massidesse tulemas ongi tegelikult see, et inimeste ootused juhtimisele on muutunud. Et demokraatlikus ühiskonnas ikkagi inimesed
tahavad sellist personaalset lähenemist saada. Ja kui me räägime siis sellistest tippspetsialistist ja tipptasemel töötajatest, siis kuigi maailma mastaabis võib vaadata, et on endiselt töötuid palju, siis vaat see on see koht, kus tegelikult on tööjõupuudus tõsine. Kriis on see tegelikult, mis toimub, ostetakse üles ja kõik. Et tegelikult see on see loonud selle tingimuse, kus inimestel ongi õigus, neil ongi võimalik valida endale juhti tegelikult. Ja see on see põhjus, miks on selline inimese kesked juhtimisstiilid täna ikkagi, mina usun, et need on tulnud, et jääda. See on päris huvitav, ma vaatasin ka siin eelmine nädalal Eestis tegelikult coachingu aasta konverents ja selleks ka siis ettevalmistuses vaatasin ka siis värskemat datat, et üks asi on jah, ma hästi toetan, et Kiuri öeldud, et tegelikult praegu kõikides nendes kriisides, COVIDiga see algas siin meie kultuuri- ja geograafilises ruumis praegu väga selgelt Euroopas ja nii lähedal toimuv sõda, eks ju, et inimene juba hommikul nagu tööle tulles, et tegelikult neid väljakutseid, millega toime tulla, on nii palju rohkem ja nad on nii väga seda professionaalset tegelikult piiri ületavad, et võib-olla sellepärast on ka see vajadus nagu hästi suur, aga tõesti, et 70-ndatel ta Ühendriikides ju juba coaching äri alguse sai, et Eestis on ta tõesti, et natuke rohkem 10 aastat vana, et võib-olla sellest siin Eestis tekib see küsimus, et kas ta on nagu trend, ja võib-olla jälle mastaapidest rääkides, et näiteks Fortune 500 ettevõtetes, eks ju, maailma edukamad ettevõtted, et 40+% kasutab coachide abi, kui näiteks maailma keskmiseid ettevõtteid on siin uuritud, et nii-öelda, et kogu läbilõige on 33, et see on tegelikult oluline vahe, teisalt räägib nagu päris palju sellest, et ikkagi, et väga paljud ettevõtted kasutavad, eks ju, kui nüüd jälle one-to-one coachidest rääkida, eks ju, ja need, kes kasutavad, nendest 86% on kas rahul või väga rahul. Ja siis ma vaatasin, et hästi huvitav oli siis ka, et nendest, kes ei kasuta, et nendest ainult 1/3 on sellised, kes ütlevad, et nad ei planeerigi kasutada, et nad ei usu sellesse või see kõik on liiga kallis ja lihtsalt mingi haip, et ka seal siis nagu takistusena, et jah, et mis iganes põhjusel, aga ma tulevikus tõenäoliselt kasutan seda. Ja siis on hästi huvitav on veel vaadata seda noorte ja vanade telge, et täiesti ühene trend, et need, kes usuvad, need on nagu mida noorem, seda rohkem ja siin ka vasen 95% näiteks siis 2000 ja tähendab mitte 2000, vaid 90 ja hiljem sündinud inimestest ütleb, et varem. Et jah, siis jah. 90 varem. Ma praegu mõtlen noori tead just. Okay, vabandust. Ja et nemad nagu ütlevad, et tulevikuliidrid ongi eelkõige talendi arendajad, eks ju, ja liider coachid, eks. Et seda vahet on ka nagu päris palju märgata. Ja loengutes ka, et see avatus kindlasti mulle tundub, et on siin koolis vähemalt esialgu on noorematel tudengitel tõenäoliselt suurem, aga see on ka alati niisugune tore muudatus, et siis saab alati kuidagi selliseid kokkuleppeid teha, et aga ütle mulle järgmise päeva õhtul siis, et kas su arvamus muutus, et seni on ka nagu vanematega ja skeptilistematega, mis on alati puhas rõõm, kui nad ka ruumis näiteks on, eks ju, sest hästi palju rikastab. Et aga usk sellesse meetodisse on kasvanud. Jah, tegelikult näha, kui palju tegelikult läbivad selliseid just seda coachingu baastasem koolis tegelikult, kus ju ka selle uue programmi idee alguse sai, oli ju see, et sinna just sellesse baaskoolituse tulidki inimesed, et saada sellest aru ja nad olidki juhtimistaustaga ja tegelikult just soov coachingut ja juhtimist ühildada. Et kõike peale on coachid, aga neid metoodikaid, mida coachingus kasutatakse, saab väga edukalt juhtimist kasutada ja seda tehakse täna. Selle arenguprogrammi või meistriklassi juurde ma tulen hiljem tagasi, et siis saab sellest põhjalikumalt rääkida. Aga ma küsin veel, mis põhjusel on coachiv juhtimine tulemuslik? No, siin tasub minna psühholoogiasse. Et jällegi, mis ma alati näited ju mõjuvad ja kui vaadata, mida on hakanud siis tegema startupid, siis nad on võtnud kasutusele sellise termini, et meeskonnad on oma toodete omanikud, ehk siis ja tegelikult see on seesama psühholoogia ju, et kui see idee on minu oma, siis ma töötan selle eest piltlikult öeldes kuni viimse hingetõmbeni versus see, et keegi ütles mulle ja ma loobun esimese takistusega võib-olla, sest et see ma ei usu sellesse. Ja tegelikult kogu see coaching ju on ka selle peale üles ehitatud, et inimene ise jõuaks selle enda mudelini, sest et see on see koht, kus ta teeb selle vajaliku pingutuse. Ja see juhtimine on samamoodi selle tegelikult suunatud, et mitte juht ei ütle ette inimesele, vaid ta ikkagi teeb tööd sellega,
et inimesed siis leiaksid selle, millesse nad ise usuvad ja siis nad ka pingutavad ja panustavad selles. Ja kui niimoodi mõelda, ma veel lisaks, et tegelikult võib-olla sellest mõnel inimesel, kellel on ka võib-olla vähem kokkupuudet eelarvamusi, et selline, et kuidagi nagu pehmode värk või mis, et tegelikult nagu täiesti vastupidi, et on ülimalt eesmärgipõhine, seda väga paljudest stiilidest eristabki, et on hästi eesmärgile, hästi suhetele orienteeritud, eks ju, ja hästi palju sellist kuidas ma siis ütlen, et tohutult oluline element on seal ka näiteks igasugune tagasisidestamine, eks ju, näiteks eeldab ka nagu väga selgeid oskusi, et kuidas tagasisidet üldse anda, aga teistpidi tagasisidet vastu võtta. Et ka see on asi, mida tuleb nagu õppida. Nii tunnustavad kui tegelikult sellist konstruktiivset tagasisidet õppimiskohti, eks ju. Et jah. Jälle tulevad kohe seosed selle uue organisatsiooni kultuuriga, mis minu töö juures juurutatakse, et meil on üks termin konstruktiivne konflikt. Väga huvitav termin. Ja just, aga selle eesmärk ongi see, et vaielda mingid asjad läbi, et kui keegi nagu ei nõustu mingi asjaga, et vaieldakse need asjad läbi ja siis selle tulemusel kas siis nagu muudetakse midagi või siis nagu lõpetatakse üks hetk see arutelu ära ja tänatakse inimest, kes selle konstruktiivse konflikti tõstatas, aga kui nagu see argument ei olnud ikkagi nii tugev selle arutelu käigus, et siis siis ta midagi otseselt ei muuda, aga ta on läbi vaieldud. Ja need vestlusi on ju nagu hästi-hästi erinevaid, et neid stiile ka, et kus on direktiivne, eks ju, kus on selline nagu veenmine, mis on ka tegelikult reeglina päris jõuline, eks ju, küll nagu teiste meetoditega ja siis just selline öeldakse, et selles coachiva stiili vestlus on nagu, miks ta teistest eristub, ta on nagu hästi koosloomeline, eks ju, et me koos nagu võrdsete partneritena koos panustame ja just see, et tal on alati nagu hästi selge nagu kokkulepped on üliolulised, hästi olulised on eesmärgistamisega seotud teemad ja igal juhul ka see, et ta on alati hästi tegevuslik, eks ju, et on see siis coachingu vestlus või see juhtimisstiil, et sellega käib alati kaasas tegevuskava koostamine ja selle järgimine. Mis tegelikult Merle ütles märksõnad peetakse üks pehmod asjaks ja tegelikult inimese keskust peetakse üleüldse, tundub, et see on käehoidmine. Mina julgen öelda vastupidiselt, et tegelikult see ei ole käehoidmine. See, et me saame aru inimestest, annab meile lihtsalt võimaluse kasutada õigeid meetodeid, mis teda motiveerivad, sest et ka coaching võib olla väga väljakutseid esitav ja samamoodi see coachiv juhtimine võib olla. Tegelikult me esitame väljakutsed, sest et kui ongi inimene, kellel on väga kõrge saavutusvajadus, siis tegelikult teda tuleb suruda õieti lihtsalt. Ja see ei ole üldse pehme tegevus, et see võib väga jõuline tunduda kõrvaltvaatajale, aga seda see inimene vajab. Ja see coachiv juhtimine pigem ongi see, et õppida seda inimest tundma ja juhtida teda läbi selle, mis siis talle mõjub hästi. No, siin juba tuli näiteid Fortune 500 ettevõtetest ja startupidest, aga oskate äkki tuua näiteid juba kindlatest organisatsioonidest või ettevõtetest, kus on suudetud coachivat juhtimisstiili edukalt rakendada? Ja kohe Viktoriini küsimusele vastu, et kas sa tead, et milline on maailmas, mis ettevõte saab maailmas enim aplikatsioone tööle tulemiseks siis? No ma tahaks pakkuda, et Google. Jaa, õigesti pakud. Ja kas sa seda ka tead, mis on Google, mida Google lootab oma juhtidelt, et mis on selline kõige olulisem käitumisviis? No ma tean vastust selle. On hea aga ma spikerdasid ja siis ma praegu, mul pole spikrit kaasas, aga ma arvan, et auväärselt 7. või 8. kohal on, et omab tehnilisi oskusi. Et Google'is jah, et see, nad on, ütleme jah, siis nagu selline coachiva juhtimisstiili ja coachingu kultuuri nagu tohutuks eesvedajaks olnud, et meil siin EBS-is oli kaua aega, ma ei tea, äkki on siiamaani selline suur plakat, Erik Schmidt, nende endine CEO, kelle tsitaatis, et everyone needs a coach, on kandnud siis selle maja tegemisi ka, et jah. Okei, et Google hea näitena on mõjutanud ka EBS-i tegemisi. Ja. Aga veel näiteid? Ma tean, et Merle oli ka laval ühe Eesti tegutseva organisatsiooniga, küll mitte nüüd päris Eesti organisatsiooniga, aga Eestis on siis täitsa esindus olemas. Et Luminor, kui ma eksi täitsa
vähemalt nii nad ise tituleerivad. Ma ei tea täpselt, milline see kultuur on, aga jah, ega neid ettevõtteid on Ameerikas just tehnoloogia valdkonnas väga palju, et ka Apple'il tegelikult on selliseid põhimõtteid. Microsoftil. Jah, et neil on täitsa jaganud siin ühte coach'igi, kes on seda kultuuri hästi palju levitanud nendes organisatsioonides, et selles mõttes kahjuks ma ei oska neid Eesti organisatsioone hästi öelda. Aga miks on nii? Praegu need näited, mis te olete toonud, on valdavalt tehnoloogiaettevõtted. Et miks just seal kuidagi on nagu viljakam pinnas? On see ootus seal, et sellele kiirele arengule, eks ju, ja kohanemisele sellise määramatusega, eks ju, ja tõesti nagu iga inimese potentsiaali nagu uskumiseks, et see, mina arvan, et igas ettevõttes peaks olema see usk ja see vajadus seda maksimeerida, aga ma arvan, et seal kuidagi olemuslikult, et kiiremat innovatsiooni nagu tõenäoliselt vähemalt hetkel on nagu keeruline ette kütta, kui nendel tehnoloogiaettevõtetel, et see unistus juhi, et kui saaks mind vaid kloonida, et uusi lahendusi ei loo, eks ju. Et pead nagu igast inimesest võtma parima ja andma nii palju vastu, et ta seda teha tahaks, eks ju. Okei, no ma küsisin organisatsioonide ja ettevõtete kohta, aga ma küsin ka juhtide kohta, kes teie hinnangul oskavad väga hästi coachivat juhtimisstiili rakendada. Ma võib-olla nii palju ühe sõna veel ütlen nende organisatsioonide kohta, et Eestis ma tean, et kui me ka EBS-is oleme siin ettevõtetega erinevate uuringute ja muudel põhjustel kohtunud, et näiteks kõik need Estonia Mafia ettevõtted, et nendel ikkagi, kõik ma ei saa öelda, aga need, kelle juures me käinud külas oleme, et need on samamoodi kõikidel, väga mitmetel on neil sisecoachid olemas, kui ei ole sisecoach'i, kasutavad nad väliscoach'i, ja ka siis mingist levelist alates täiesti nagu piiramatu, kuidas ma ütlen, ressursi kontekstis, et ta on ikka kaunis levinud. Ma tean, et sisecoachid on Eestis telkodes, pankades, et väga tõenäoliselt kõik ei tea ka. Ja ma pean ausalt tunnistama, ma ei jätta, kui ma peaks ühe nime ütlema, et ma küll tean juhte, kes on siin coaching programme läbinud, aga nende organisatsioonis sees pole ise niimoodi tuulamas käinud. Aga ei pea isegi Eesti juhid olema. Ma arvan, et see Erik Schmidt on tegelikult väga hea näide, kes tegelikult on ju. Aga ma tuleks ka korra selle küsimuse juurde ikkagi tagasi, et miks need tõenäoliselt tehnoloogia ettevõttes on. Ja mina tõmbaks selle paralleeli just selle sama, mis ma enne ka ütlesin, et tegelikult tõenäoliselt on selles valdkonnas kõige nõudlikumad töötajad ka. Sest et neid tahetakse üles osta, nad on nõutud turul ja nende hoidmiseks tuleb teha ekstra pingutusi. Ja see on see põhjus, miks ma julgen ka öelda, et tõenäoliselt see on juhtimisstiil, millega on kõige kergemini võimalik inimesi kuidagi motiveerida kinni hoida. Sest et nende ettevõttes enam palk ei ole motivaator. Numbrid on seal juba, kui nad kaotavad ka 15% oma palgast lihtsalt sellepärast, et teises kohas on juht parem, siis nad ei mõtle 2 korda, nad lähevad teise kohta. Et seal on, et see on see, et minu jaoks see ongi see kvaliteedimärk sellele juhtimisstiilile. Et järelikult see stiil on midagi sellist, mis väärtustab inimest ja seetõttu tegelikult toob paremaid tulemusi. Siis kui ma vaatan ka, mis ootusi, eks ju, siin on sõnastatud, et nagu 2020 Leiker on sõnastanud, et juhtidelt oodatakse, et järjest vaatadki, et see on väga, minu jaoks seostub ta coachinguga, et just see, et tulevad toime tundmatu ja mitte prognoositava, eks ju, säilitades uudishimu ning avatuse, teenivad teisi, eks ju, ja just see, et kasutavad kiirelt kõiki tehnoloogia eeliseid, samal ajal oma töötajatest hoolides ja 4. argument, et siis, et kelle kliendid ja töötajad on globaalsetel turgudel. Et kui ma mõtlen, siis need vajadused, eks ju, on nendel ettevõtetel kõigil olemas. Ja kõigil kõige suuremad ka. Aga sa juba vastasid mu järgmisele küsimusele. Ma tahtsin just küsida, et miks nagu ütleme, tööturul või turul üldiselt on nõudlus coachivate juhtide järele kasvanud. Aga ma saan aru, et seal ongi see, et seda määramatust on nii palju, inimesed valivad, kuhu nad tööle lähevad, neil on selged ootused juhtidele ja nii edasi. Jah, ma arvan, võib-olla on hästi nagu motiveerivad, et motivatsiooni teemaga tegeletakse palju, et hästi sellised kaasavad, kui ma mõtlen siin tagasisidestamisele, siis kindlasti ka tunnustavad, eks ju, et hästi sellised, aga jah veel, et nagu me alusime, et on tegelikult nõudlik, et sa pead ikkagi väga hästi oma inimest tundma ja tegelikult
tahtma neid tunda. Et eks ta hakkab nagu sellist iseenda tundmisest pihta, et nagu päris palju pead vaeva nägema. Ehk et kui tegu on, no ütleme, heas mõttes enesekeskse juhiga, siis selleks, et temast saaks hea coachiv juht, peab ta sellest enesekesksusest mingil või suuremal määral loobuma. Jah, igasugune coachiv tegevus eeldab enesearengut esimese järjekorras, jah. Et selleks, et kutsuda teistes arengut esile, tuleb ise areneda kõigepealt, jah. Et see nii on. Kiur, kuivõrd toetavad tänased neuroteaduse avastused coachiva juhtimise kasutuselevõttu? No ütleme nii, et Ameerikas on täitsa selline instituut nagu Neuro Leadership Institute, kes on tegelikult coachidest välja kasvanud ja kes täna puhtalt sellega tegelevadki, et nad suurtes organisatsioonides, noh, ma arvan, et nüüd ongi hea koht tuua veel organisatsioone välja, HP on neil seal, Patagonia, need on väga suured rahvusvahelised organisatsioonid, kus siis tegelikult uuritakse kõiki neid, mida varem ka tegelikult on juba eeldatud juhtimisstiilide puhul ja kõike, ja nad täna lihtsalt on uurimisvõimalused jõudnud sellele tasemele, et neid protsesse on võimalik füüsiliselt mõõta. Ja seetõttu noh, nad endiselt pakuvad coachingu teenus ka, nii et ma arvan, juba see näitab seda, et tegelikult see metoodika käivitab lihtsalt inimeses kõige rohkem selliseid protsesse, mis on arengule suunatud. Et aju on meil samasugune lihas nagu iga teine, kui nii võib öelda, ta ei ole lihas tegelikult, aga ta toimib niimoodi, ta on plastiline, ta on võimalik treenida, on võimalik kasvatada. Et kui juht suudab inimest panna mõtlema, uusi seoseid looma, sealt sünnib tegelikult innovatsioon, ehk siis see ongi see kõik see, mida üks organisatsioon tegelikult inimese tootab ja vajab. Et lihtsalt juhid peavad looma need võimalused selleks arenguks ja sellisteks neuroloogilisteks uuteks arenguteks, ütleme, et see ongi tegelikult ju innovatsiooni kohta. Mingi väide on, et inimene kasutab ainult 10% oma ajust. See on selles mõttes väärväide, et inimene kasutab kogu oma aju kogu aeg, aga mida selle all tõenäoliselt on mõeldud tavaliselt ongi see, et see potentsiaal, mida inimene suudaks teha ajuga, kui ta suudaks kõik selle info, mis ta ajus on, samamoodi kokku viia. Et meil on tegelikult ajus väga palju informatsiooni. Et lihtsalt selle uuesti kokku viimine, nende sünapsite loomine, see on see protsess, millega tegelikult me hästi toime ei tule, aga mida on võimalik treenida iseenesest. Et see on see koht jah, et seda potentsiaali on rohkem, aga tegelikult need protsessid toimuvad kogu aju ulatuses, et kui nagu füüsiliselt vaadata, mõõta seda, siis aju on kogu aeg töös. Et aju kunagi ei maga. Kuidas paigutub see pilti empaatia või empaatia mõõtmine? Empaatia või selle empaatia arendamine tegelikult on ja selline enesteadlikkus siin juures on nagu üks coachingu, ma arvan, nagu alustaladest, et see, mis kas coachiva juhi või coachingu ruumis tegelikult toimub, et ma arvan, et sellise mõtlemisruumi ja teisele inimesele sellise õppimisruumi pakkumine tegelikult, et see empaatiast pihta hakkabki, et kui sa ikkagi nagu inimesi lugeda ei oska, ei ole võimeline aru saama, mismoodi teine inimene tunneb või võib mõelda tihtipeale hoopis teisiti kui sina, et seda tööd lihtsalt ei saa teha, et mida me siis alati on hea muidugi meeles pidada, et vahel ka ajatakse mõistit sassi, et empaatia ei ole tingimata kas kaastunne või sümpaatia, eks ju, vaid nagu kõige paremas mõttes ka see neutraalsus. Et ma saan sinust aru, ma näen sind, eks ju, ei pruugi sinuga nõus olla, aga ma olen võimeline nagu aru saama, et ma arvan, et see on üks esimuskel, millega seda tööd üldse teha. Jah, see on hästi huvitav teema. Ma üks hetk väikse seltskonnaga proovisime leida siis, mis siis empaatia täpselt on. Ja igaüks tuli täiesti, internetist siis otsisime, igaüks tuli täiesti erineva tõlgendusega välja. Ja siis me tükk aega diskuteerisime. Ja inglise keeles on tegelikult väga hea sõna, ongi see teine sõna on kaastunne, mida tihti nagu aetakse asja empaatiaga. Siis tegelikult empaatia on just tegelikult see keskmes olek, et on olemas sümpaatia, antipaatia, empaatia on see, mis on tegelikult seal keskel. Ehk siis, et mul ei ole selle inimese või olukorra suhtes ei sümpaatiat ega antipaatiat, et ma suudan jääda neutraalseks, mis tegelikult on coachi puhul kõige olulisem asi üldse. Sest et kui ma lähen ise selle loo sisse ja võtan mingi poole, siis tegelikult läbi selle ma hakkan juba mõjutama inimest. Ja seda ei tohi ei coach teha, aga tegelikult ka juht ei tohiks, kui me tahame inimesest saada selle tema kõige parem potentsiaali kätte,
siis me ei tohiks mõjutada. Hästi nõus, et see neutraalsus, et jah, jälle coach'i ruumi tulla siis selle kliendi ja tema teema vahel, minu meelest üks toredamaid ja huvitavamaid juhtimiscoachingu raamatuid, võiks suisa piibel öelda, on selle pealkirja just lihtsalt hästi kõnekas, et coaching with backbone and heart, et kuidas siis ühel ajal omada seda südant ja selgroogu, eks ju, et see on see, mis su klienti või siis tiimiliiget nagu päriselt aitab, et kui sa inimest ainult toetad, eks ju, väljakutset pakkumata, siis sa tegelikult võtad talt selle kasvuvõimaluse lihtsalt ära. Et kuidas ta tasakaalu nagu saavutada? Empaatiast veel rääkides, et tõenäoliselt olete teie ja mina ka kindlasti oma tööelus puutunud kokku juhtidega, kellel võib-olla empaatia ei ole väga arenenud ja seda on selgelt näha ka tema, ütleme, igapäevatöös. Kas seda oskust on võimalik treenida? Jah, lühike vastus on jah. Kas küsimusele lühike vastus jah. Ma võin isegi sellest rääkida. Üks hetk kusjuures, miks mind see empaatia teema eriti kõnetab, on see, et kui ma sattusin siin umbes aastakene tagasi peale OECD väljaütlemisele. OECD siis on maailma suurim majandusorganisatsioon, kes siis tegelikult ka haridust väga monitoorib, PISA testid on näiteks nende kokku pandud. Ja siis nad annavad välja selliseid nii-öelda skills, on siis nende ühe sellise, mis ta siis on, aruanne või buklett, selline nimetus. Ja aastaks 2030 nemad ütlevad siis, et kõige olulisem oskus üldse või kõige olulisemad oskused nii töö kui haridusvaldkonnas või keskkonnas on sotsiaalsed oskused ja välja on toonud siis 2 oma oskust, eriti on empaatia ja teistega arvestamine. Ehk siis see oli see koht, kust ma siis hakkasin vaatama, mis empaatia siis päriselt on ja ta on arendatav täiesti, kusjuures eriti hea on seda muidugi arendada noortel. Näiteks selliste eelkooliealiste laste jaoks on täitsa Kanadas, me leidsime sellise huvitav programmi, kus tuuakse ema, treenitud ema, koos siis sellise, mitte päris imikuga, aga siukse mitte veel kõndiva lapsega, tuuakse siis nende laste juurde, selliste, mis on siis 6-7 aastased, meie jaoks siis koolielikud, ja läbi selle siis treenitakse nendes empaatiat. Ja tegelikult ega empaatia treenimine tähendab seda, et sa aitad inimesele just seda saadad, et aitad temal näha siis seda teise poole vaatenurkina. Ehk siis, kui sa aitad tal seda mõtestada, siis loomulikult, kui seda treenida pidevalt, igat olukorda koos analüüsi, siis lõpuks inimesel tekib ka see harjumus, et ma ei saa analüüsi, et seda on võimalik teha. Aga see vist nõuab päris suurt pingutus sealt inimeselt endal. See nõuab väga suurt valmisolekut, nagu iga muutus, jah, et paljud inimesed ei taha seda, sest et see on, mõtlevadki, et mis see minu asi on, mis tema mõtleb. See on päris huvitav, siin tegelikult nagu seostub, et on tehtud juba pikki nagu aastakümneid uuringuid, et tõeliselt huvitav minu meelest hästi seostub, et kuidas siis ülikooli lõpetajad, kelle IQ-d on mõõdetud, eks ju, et mis neist 20-30 aasta pärast siis nagu tööturul saab ja kellest saavad juhid, viktoriini küsimus, mitte nendest tegelastest, kelle IQ on grupi keskmisest kõrgem, suisa veidi madalam, et lihtsalt, et hea näide, et määravaks saavad nagu hoopis teised oskused, nagu ma arvan, ongi emotsionaalne intelligentsus. Kusjuures mul tuli üks huvitav uuring jälle meelde ka, mis oli Ameerika mereväe, siis uuriti siis neid sõdurid, kes oli kõige rohkem saanud siis vapruse medalit, see on selline eraldi medal. Ja avastati, et kõige rohkem said need sõdurid olid saanud seda vapruse medalit, kelle juht oli selline empaatilisem, hoolivam. Ja siis see tundus nagu nii uskumatu, aga siis see loogika selle taga on, mida siis eeldatakse, ongi see, et see meeskond tegelikult, nad olid rohkem kokku kasvanud, nad hoidsid üksteist ja sealt see vaprus tuleb, on ju, et sa nagu lähed lõpuni teise eest, on ju. Ja võtad rohkem vastutust ka olukorras, kus sa ei tea, mis nagu edasi saama hakkab. Just. Ehk siis väga hea näide selles, et väga militaarmaailmas võiks ju eeldada, et seal on nagu see karmus on just see, mis sa nagu viimase annad, aga tegelikult on seal ka see just see empaatia, teistest hoolimine ja selline teistega arvestamine on see, kus tehakse nagu see ekstra tulemus. See on väga huvitav näide.
ja üldse ma mõtlen ka, et vaat selle nagu ootusjuhil on ka nagu nii palju muutunud, eks ju, et kõik, mis räägitakse, need karismaatilisuse müüdid, eks ju, kui 20-30 aastat tagasi veel, et oi, et liider on tingimata keegi tohutult karismaatiline tegelane, eks ju, et kuidagi see ei ole enam kaugeltki nii relevantne, et mõisted nagu haavatavus, eks ju, et ma ei pea selles ruumis olema sugugi kõige targem ja eriti tark olen juhina, kui valin endal tiimiliikmed, kes oma valdkonnas on tunduvalt targemad kui mina ja et see inimeste austamine ja teistest hoolimine, et on kuidagi nagu hoopis olulisemad, et tuli jälle üks hea uuring meelde. No super! Tüütan need ära uuringud. Ei, aga need on väga huvitavad näited. Harvardis siis uuriti neid teadlaste meeskondi või tiime siis, mis siis kõige rohkem innovatsiooni tegid. Ja avastatigi just see asi, et rohkem tegid innovatsiooni siis need meeskonnad, kus olid sellised generalistidest juhid, kui tugevad spetsialistid juhid. Ja selle loogika seal taga oli siis see, et generalistid otsisid, kuna nemad ei olnud ühegi valdkonna tippspetsialistid, nad otsisid oma meeskonda alati iga ala või sellise spetsiifika kõige targema. Neil oli ka laiem tutvusringkond loomulikult, kuna nad ei olnud terve elu ainult ühe asjaga tegelenud. Versus siis see, kus võeti selline väga tugeva oma ala spetsialist, aga tema tutvusringkonda siis piirnes selle väga kitsa spetsiifikaga ja tema meeskond piirnes ka siis selle valdkonna tugevad tegijad, aga tema oli tugevam lihtsalt. Ehk siis see lagi oligi tema. Ehk siis jällegi selline, miks ei tasu olla ruumis kõige targem. Et palju parem ruum on see, kus teised on targemad ja ise saad ka areneda. Yeah. Absoluutselt, ja siin ma mõtlen ka just, mida öeldakse ka jälle just selle coachiva juhtimisstiili kohta ka, et eks ju, et kui sellises teistsuguses lähenemises liider on täpselt see, kes sulle kõik eesmärgid seab ja tunnustab täpselt nende asjade ära tegemisest inimesi, et nii saab saavutada, aga lihtsalt täpselt seda, mida sa, kus öeldakse toredalt, et sa saavutad seda, eks ju, mida sa mõõdad, et tasub nagu päris ettevaatlik olla, et innovatsiooni sealt ei tuleks. Et sa võid täpselt selle saada ja mingites tingimustes võib see olla absoluutselt piisav ja rohkemgi veel, aga nagu hea on teada, et innovatsiooni sealt ei sünni. Jah, jällegi kui innovatsioon ka ju niimoodi lahti võttes, tegelikult innovatsioon, jällegi kui me neuroteadust vaatame, siis me ei saa välja mõelda ühtegi asja, mida me varem kogenud ei ole. Igasugused uued asjad on meie eelnevate kogemuste uus kokkupanemine lihtsalt. Ehk siis innovatsiooni eeldus on see, et ma suudan hästi palju erinevat infot uutmoodi kokku panna. Ja siis nii peaks ka nagu meeskondi kokku panema. Et ma tegelikult toon seda kompetentsi ja siis on lihtsalt keegi see, kes oskab seda hästi kokku siduda, et see võiks nagu see juhi ülesanne, et ta kuidas nagu märkab, et oskab nüüd just neid õigeid komponente leida sinna. Ja siis see sünnib innovatsioon. No te olete korduvalt selle vestluse jooksul öelnud, et coachiv juhtimine ei sobi igasse olukorda. Et te natuke olete kirjeldanud seda, et mille jaoks see hea on, aga võib-olla konkreetsemalt tooks nüüd välja, et kuhu see sobib ja kuhu see ei sobi. Võib-olla kui nagu töötajast endast alustada ja võtta sinna motivatsiooni oskuste telgappi, et seal, kus on väga vähe oskuseid. Ükskõik põhjusel inimene on väga noor, kogenematu, et väga mõistlik on seda inimest mentordada, ta kooli saata, et see on üks telg. Ja võib-olla siis nagu vaadata seda ka, et kui on neist väga-väga kiire, et sul lihtsalt ei ole aega panustada töötajate arengusse ja õppimisse, eks ju, et niisugune get-it-done kultuuri, eks ju, ta ei sobi sellistesse kohtadesse ka näiteks, kus ei ole üldse inimesed harjunud saama tagasisidet konstruktiivset siis või oma ka puuduste kohta, arengukohtade kohta, et sellisesse kohta võib-olla oskad sa lisada? Ja tegelikult ongi et ongi kaks vaadet, üks on siis selline inimese arenguvaade on, et kus inimene ise on, kas ta on valmis coachinguks, sest see eeldab, et inimesel on endal need sees juba need mingid kogemused, teadmised, mida siis veel tuuakse välja ja seotakse koos seal paremasse kooslusesse. Ja teine on siis organisatsiooni vaade on ju, täpselt samamoodi on ju, et kui organisatsioon on kuskil väga kriitilises faasis, siis ikkagi inimesed eeldavad, et juht võtab selle lõpliku vastutusena. Ja siis sellel hetkel kahjuks ikkagi, mitte kahjuks, vaid pigem juht peab olemagi selles kohas aru saama, et see ei ole koht coachimiseks, vaid see ongi see koht, kus ta oma meeskonnal peab näitama, et teie ei pea muretsema, te tehke seda, mida te teete edasi, sama hästi nagu teete, mina võtan vastutuse. Selle sõnumi saatmana. Ja see on see koht, kus tulebki olla võib-olla direktiivne kohati ja ka selline võib autoritaarne. Aga see on lihtsalt see sõnum, et ma kaitsen teie seljatõust vajadusel. Aga igal ta võtab aega, ta võtab koolitust ja harjutamist ka, et mida me siin ette rutades oma programmiga kindlasti nagu lahendada tahame.
Okei. No te tõite hästi sellised inimese kesksed näited välja, aga kui nagu organisatsiooni kesksed või keskkonna kesksed näited tuua, et siis ma saan aru, et kriisiolukorda võib-olla ei ole coachiv juhtimine kõige paremini sobiv. Sõltub kriisi olemusest muidugi, et sellist tüüpi kriis, kus on torm ja kus on tulekahju, muidugi mitte. Aga jällegi, et kui kriis on seotud mingile uuele levelisele väga kiire kasvuvajadusega, siis ma pakun välja, et on üldse kõige parem juhtimisstiil. Jah, seal, kus on vaja innovatsiooni tekitatud, on väga hea. Ja startupi mõttes tegelikult seal on pidevalt kriisi. No ma saan aru et sellepärast ka seal ongi see coachi juhtimine nii nagu tugevalt juurdunud. Et see on pigem siin võiks nagu kriisi all seda mõelda, et kui organisatsioon on selline võib-olla klassikalises arengus organisatsioon ja tekibki tõesti selline järsk majanduslangus või midagi ja ehk siis kogu selline kindlus töötajates kaob, et siis nagu tasub juhil haarata ohjad. Aga kui ettevõte ongi startupi tüüpi, kus tegutsetagi pidevas teadmatuses ja see kriis on nende see nii-öelda DNA, siis coaching sobib, sest et see on tegelikult see, kus seda lihtsalt sinna läheb need inimesed, kes seda ootavad. Kas coachivat juhtimist peaks oskama ainult juhid? No vot jälle, kuidas filosoofiliselt läheneda, et coachivat juhtimist, et juhtimine võib ka enesejuhtimine alla tegelikult ongi ja et kui nagu nii lihtsalt sellesse suhtuda, mis on täitsa võimalik, et tegelikult on ju kõige primitiivsemalt väljendades lihtsalt inimeste kuulamine ja küsimine rääkimise ja nõuandmise asemel, siis ausalt öeldes ma ei tea üldse ühtegi rolli, kus ei tuleks parem kuulamisoskus ja mitte pidev nõuandmine abiks, eks ju, mina olen 2 lapse ema, et ma mõtlen, et õhtul koju minnes, et tõenäoliselt ma olen palju parem ema, mida pikemalt ma kuulata suudan, eks ju, et väike Viktoriini küsimus jälle, et kui ruttu me keskmises vestluses teist inimest katkestame? 2 minuti möödudes. 10 sekundi. 10 sekundi. Ja siia me alati lisame, et tegemist on ülemaailmse uuringuga, et siin on nii rahulikud Eesti ja Soome tegelased kui ka kuumemad lõunamaalased, et väga kiiresti, et ega me teist inimest väga pikalt ei kuula. Et ütleme, et siin 10 sekundi lisamine oleks tohutu progress 100%. Ta on selle meie tähelepanuvõimega seotud, et see kahjuks meil on nii lühikene. Aga... Ja öeldakse ka, et ikka selle inimese mõtlemiskvaliteet väga selgelt seotub sellest mõtlemisruumist, mis sa talle lood ja mille tegelikult esimene eeldus on see kuulamine, see turvaline ruum. Ja. Ma nõustun sellega, et tegelikult need oskused on universaalsed ja tegelikult mina üldse juhtimist näen, juhtimisel võibki läheneda väga erinevalt, et kes on sellised Exceli põhised finantstaustaga juhid, ehk siis tõenäoliselt mingisugustele orienteeritud siis mingitele väga kindlatele siukestele mõõdikutele. Ja mina ikkagi on alati vaadanud seda, et tegelikult on suhet juhtimine. Et nii hästi, kui mina oskan oma suhteid juhtida, tegelikult asjad toimivad. Ja suhet juhtimine on ju puhtalt igal tasandil, et poes pean ka oskama käituda, selles mõttes, kui ma tahan näiteks allahindlust küsida, siis ma arvan, et see on ka erinevad lähenemised. Et tegelikult need oskused on universaalsed ja kindlasti igal pool kasutatavad. Mis muidugi tuleb öelda on see, et jälle selline psühholoogia paradoks on see, et mida lähedasemad on inimeste vahelised suhted, et seda vähem on vastuvõtlikud need inimesed sellistele ütleme siis coachivatele asjadele, et siis inimesed tihti meil tekivad teatud eelarvamused või hoiakud oma paarilise suhtes. Ja seal on nagu see oht, et seal peab paremini veel seda tunnetama. Et ütleme nii, et selline coachiv lihtsalt noogutamine, ütleme kuulamine, lasta inimesele hästi tühjaks ennast rääkida, lähisuhetes pigem võib keeruline olla. Võib-olla aga tuleks kindlasti kasuks, eks ju. Aga tuleks proovida. Aga ütleme, et neutraalseks on suhteliselt keeruline jääda, eks ju. Et sa pead olema, jah. No tõenäoliselt on siiski palju ettevõtteid ja palju juhte, kes on hädas inimeste juhtimisega ja väga kerge on minna sellise direktiivse või mitte coachiva juhtimise teed, kuna sellega saab, või vähemalt usutakse, et saab pingelises olukorras või kiire töötempoga ettevõttes tulemused kätte. Kuigi pikas perspektiivis, nii nagu sa Merle välja tõid, see ei pruugi olla jätkusuutlik. Mis lahendusi on siin
nendele organisatsioonidele või juhtidele, kes ise tahavad liikuda rohkem coachiva juhtimise poole? No see on nagu väga tore pinnas, eks ju, et esiteks on hästi hea uudis see, et ta on õpitav, ta on arendatav, harjutamine teeb meistriks ja jah, ühest küljest on nagu päris need äärmused, et kui sa siis tahad direktiivset stiilist hakata nagu nii radikaalselt teise stiili astuma, et soovitaks kindlasti astuda ühe sammu korraga, et pikk nagu selline väga suur muudatus, sellise harjumuse kujundamine ei ole ehk realistlik, aga tegelikult ka täitsa teises äärmuses, et päris huvitavaid uuringuid ma ka vaatasin just ka nende juhtide kohta, kes ütlevad, et nad on nagu väga head coach'id ja tohutult seda meetodit rakendavad, armastavad ja seal ka väike naljaga öeldud, et sa ei ole nii hea, kui sa arvad, eks ju. Et see arengukoht ise ka, et ma mõtlen, et jälle siin one-to-one coach'ina näiteks, et see, mida nagu iga 100 uue töötunni tegemine nagu kvaliteedile juurde annab, et hästi-hästi nagu suur vahe. Et ta on õpitav, et mida me siin nüüd, kui me sellest EPSI programmist mõne aja pärast uuest räägime, et jah, et senini oleme siis nagu diplomeeritud coach'e siin pigem õpetanud ja paari programmi selle eeldusena õpetanud, et aga mida me nagu nägime, ja mis on nagu täiesti arusaadav, et väga paljud juhid tulevad seda tegelikult õppima, et eelkõige coachivaks juhiks või paremaks juhiks saada, eks ju, et see vajadus nüüd kindlasti professionaalselt coach'iks saada, et ei ole nii domineeriv, et siis me püüdsimegi nagu sellele vajadusele pisut täpsemalt vastavat toodet teha. Ja oleme siin lihtsalt keskendunud lisaks coachingu tööriistade, sest ilma neid tundmata ja teisi arengumeetodeid tundmata ja konteksti panemata ei saa nagu areneda, aga oleme siis jah, nagu hästi palju tegelikult teistele juhtimisstiilidele siin, selle samal situatiivsele juhtimisstiilile tegelikult hea juht on ikkagi see, kelle arsenalis on mitmeid tööriistu ja kes võtab lisaks coachivale ikkagi olukorras vahel ka direktiivse välja, eks ju, et kuidas ja millal käituda ja täpselt samamoodi kõik need motivatsiooniteemad ja et jah, tahad sa siin täiendada? Jah, eks siin kindlasti on sellist isikupõhisust ka, et on inimesi, ütleme nii, et see tõenäoliselt on universaalne, et kõige parem on ikkagi kõigepealt saada isiklik kogemus, mida me oleme ka arvestanud selle programmi juures, aga võib-olla mõne jaoks on ka väga hea, et kui ta võtab endale ise sellise pooleks aastaks coach'i, ta näeb, kuidas see talle mõjub ja ta saab aru, et see tegelikult toimib, sest et igasuguste muudatuste sisseviimine on aega nõudev ja eeldab seda, et juht on järjekindel oma selles tegevuses. Et selle kogemuse, enda esimese kogemuse saamine, ma arvan, on kindlasti kõige olulisem asi. Ja selleks on, ma arvan, erinevaid teid, jah, et eks me siin coachingut õpetades me seda näeme, kuidas inimestel seda aha-efekte kogu aeg tekib, et ei ole üllatus, et kuulamine on kuulamine, aga kui sa seda koged, et seda nagu saab erinevat teha ja millel nagu tähelepanu pöörata, siis see on midagi muud. Et ma arvan ka, et igal juhul üks eeldus, mis siia tulemiseks võiks kindlasti olla, et on ikkagi see tahe, eks ju, arendada tegelikult iseendas ja oma töötajates selliseid kestvaid tugevusi, oma inimesi nagu tahta põhimõtteliselt paremini tunda, eks ju, nende andeid avasta, nende motivatsiooni tunda, tagasisidestamisoskuseid lihvida, need on täpselt samast sarjast, et jälle mul nägu naerab seda raadiost näha, et sa ei ole nii hea, kui sa arvad, et väga palju igast huvitavaid nõkse ja asju, et siin on ka kõige andekamatel on tegelikult areneda ja õppida ja nippe omandada. No ma saan aru, et see, millest räägite, on see EBS-i coachiva juhtimise meistriklass, eks ole. Et mida saab üks ettevõte sellest, kui ta saadab oma inimese sinna osalema? Mida ettevõte saab? Mitte inimene, vaid ettevõte. Ettevõte saab valgustatud juhi. Ta saab endale inimese, kes tegelikult oskab, ütleme nii, et ta saab palju. Et ma ei oskagi, kui peaks ühe sõna kokku võtma, aga ma ei tea, kas valgustatud on selles mõttes selle õige, on ju, et pigem on see, et ega jah, võib-olla kurbus on see, et kui ta saab ainult ühe inimese, siis see jah, tähendab seda, et ta saab ühe inimese, kellel on silmaring laiem ja kes kindlasti ka proovib neid asju, aga tegelikult selleks, et ikkagi tekiks muutus, peaks olema tõenäoliselt mõni inimene veel, et me oleme ka sellega selles mõttes ikkagi
arvestanud ja tegelikult on tore näha, et ka coaching'u koolitustel tihti ikka käivad 2 ja 3 kaupa need inimesed ettevõtetest. Et eks nad ikkagi saavad, peamine, mis nad saavad kogemuse tegelikult. Sest et tore on ju rääkida sellest, et mis on coach'i juhtimine, aga see on hästi praktiline koolitus. Käiaks ikkagi need oskused läbi ja see arusaamine, et miks ja kuidas seda kasutada. Jah, et ma võib-olla lisan ka, et ta nagu selle juhtimistili võimalusi õpib kindlasti paremini toota hästi palju praktilisi tööriistu, mida tegelikult saab oma tiimi võtta ja suisa peab, sest et ka nad nagu moodulite vahel, et see ei ole sugugi ainult need õppepäevad siin klassiruumides, vaid tegelevad väga-väga praktiliste töödega gruppides, kus nad lahendavad tegelikult oma enda väljakutseid tiimides, eks ju, kus tööülesandena just nimelt see, et kuidas ma seda kõike ka oma enda tiimi hoopis laiemalt viin, et need on kõik selle koolituse osad. Ma saan aru, et seal on ka, või selle kirjelduses on kirjas, et sellega käib kaasas pigem mahukas iseseisev töö, mida see tähendab? See tähendab seda, et jah, et iseseisev töö siis kui nii-öelda päris iseseisvalt rääkida, siis me anname sellist päris korralikku raamatute listi. Meil on väga korralik videokeskkondade valikud tehtud peaaegu kõigi nende teemade kohta, mida me siin jagame. Lisaks individuaalsele õppele siis on ka sellist grupis õppimist, et kaasõppuritega koos ja ilma õppejõududeta on supervisioonid isiklikult või mitte supervisioonid, vaid coaching'u sessioonid õppejõududega ja on ka selline, kus me ütleme selle kohta siis selline peer learning või et koos oma kaaslastega väga praktiliste ülesannete lahendamine. Et see maht on jah, umbes isegi pool samasugust juurde, ma arvaks. Jah. Ja loomulikult palju ka praktiseerimist selles mõttes, et see on eeldus, et saada heaks nendes oskustes. Et see on ka see põhjus, miks me oleme sinna integreerinud kohe ka selle coaching'u, et tegelikult selleks, et see muutus ikkagi püsiv oleks. Soovime olla toeks selles protsessis. Ja ma saan aru, et see on ka see, mida ettevõte siis koheselt saab, et need inimesed, kes kas siis saadetakse või omal initsiatiivil tulevad, et nad saavad seda kohe ka hakata ettevõttes rakendama. Ja mitmed koduülesanded me oleme tegelikult selle ehitanud, et väga praktiliselt oma tiimis siis uut kogemust kasutada, tulles klassiruumi tagasi reflekteerida, eks ju, katsetada igast, et sealt see uus teadmine tuleb. Aga ma saan aru, et tegelikult saavad ettevõtted selle arenguprogrammiga sisse osta. Et millise muutuse võiks see siis ettevõttes tuua ja kes seal osalema peaksid? Ma pakuks välja, et see kindlasti võiks sellest ettevõttes konkreetselt, kes sisse ostab, sõltub muidugi tohutult palju ettevõtte suurusest, eks ju, et sellised keskmist ettevõttest, et võiks ikkagi rääkida juhtide kihist, eks ju, vähemalt alustuseks. Aga jah, Eestis on neid ettevõtteid hästi erineva suurusega muidugi. Jah, et ütleme, tegelikult oleme ettevõttest loomulikult, aga seda saab ka täiesti ju meeskonnapõhiselt läheneda, sest et tegelikult ega need oskused, nagu ma ütlesin, on universaalsed, mis tähendab seda, et kui isegi see inimene antud meeskonnas ei kanna juhi rolli, siis see ei tähenda, et ta kuskil teises olukorras ei esinda seda ettevõtet ja ei ole mingisuguses juhi rollis. Ehk siis tegelikult on see, ma julgeks öelda, et see on ikka kultuuri muutus, et see ei ole ainult juhtimisoskuse arendamine, vaid see on tegelikult ettevõtte kultuuri muutus, mis tähendab seda tegelikult, et tasub vaadata seda nagu suuremat oma organisatsiooni lõikes, et kuidas seda kultuuri oma ettevõttes kõige kiiremini saaks juurutada ja selle pinnalt seda otsust teha, et kes on need inimesed, kes on võtmeisikud just kultuuri muutus on ju. No mis on jah, kui uuringuid vaadata, et jah, et nagu ma ütlesin, et see selline engagement tase kasvab, eks ju, ja kaasatus staaž, see on väga selge ja üli konkreetselt mõõdetav indikaator, mis paraneb, eks ju, et selline nagu inimestele tõenäoliselt selline, kuidas ma ütlen, et rahulolu selles ettevõttes töötada, kui sa oled üsna loogiline, eks ju, kaasatud, motiveeritud, kui just inspireerib, et saad ise vastutust võtta oma asjade eest ja need mõõdikud on ka väga selged, et ja, no rahulolu on selles mõttes üks olulisem märksõnasid jah, et tegelikult seda ju seostatakse kõige rohkem tulemuslikkusega.
et seal on neid uuringuid on palju, et kus seal on, et kui inimesel madal rahulolu, et siis on 15 haiguspäeva aastas rohkem, see on kõik numbrid, see pandav asi on ju. Et see tegelikult on iga juhi unistus oleks see, et ta töötaja tuleks naerataval näol iga esmaspäevahommik tööle, mitte ta juba pühapäeva lõunast ma langeks vaikselt depressiooni, et esmaspäevahommikul on seal kõige madalamas kohas. Jälle pean sinna tööle minema. Selline can do mõtteviis võiks kasvada. Kuulge, see on väga põnev arutelu ja siin oleks nii palju, mida veel rääkida. Aga kahjuks me peame selle sisulisele osale joone alla tõmbama. Selle sisulise osa lõpetuseks ma küsin, et paar soovitust juhile, kes tunneb, et ta tahab hakata oma meeskonnas coachivat juhtimisstiili rakendama. Paar lihtsat soovitust, mida saab teha ilma näiteks arenguprogrammis osalemata. Kuula paar minutit rohkem. Anna paar nõuannet vähem. Ja võib-olla kui see empaatia teema käis läbi, siis et sellel hetkel, kui kuulata, siis proovida ka mõista, eriti nendes olukorras, kus tundub, et me saame täitsa erinevalt aru, tahaks kohe vaidlema hakata, siis pigem proovida mõista, mis seal taga on, et ta niimoodi arvab ja esitada selliseid küsimusi, mis aitaks seda selgust luua. Sest et need on need kohad, kus on võimalik tegelikult seda arenguhüppet teha. Väga head ja konkreetsed soovitused. Sellega pole meie podcast läbi. Nagu me traditsioonilised kuulajad juba teavad, on meil ka selline traditsiooniline lõpuosa, kus siis kõik külalised saavad alati 3 küsimusele vastata. Ja te olete küll meie saadetes varem ka käinud, aga vaatame, äkki on vahepealse aja jooksul midagi muutunud. Esimene küsimus, mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid lugeda kõikidel, keda paelavad juhtimisküsimused või väljakutsed? Kiura, alustame sinust. Jah, nüüd tuligi see, et ma tahtsin küll väga originaalne olla ja mul on küll neid raamatuid, mida veel soovitada, aga lihtsalt antud teema juurde ikkagi, et kes nüüd tõesti mõtlevad sellise coachiva juhtimisstiili peale, siis need nimetasin, käisid natuke läbi ka, on eesti keelde tõlgitud $1 trillion coach, mille ühe autor on ka Erik Schmidt, kellest me enne rääkisime. Mul on see kodus olemas, läbi olen ka lugenud ühe korra. Et see on väga hästi kirjutatud raamat, et ehk siis ta ei räägi, ta räägib siis Bill Campbellist, kes on see coach küll, aga siis see raamat on kirjutanud tema 3 coachid nii-öelda, ehk siis Erik Schmidt, Jonathan Rosenberg ja Alan Eagle, kes on tegelikult kõik tippjuhid Ameerikas. Ja nemad on siis kirjutanud ja toonud välja selliseid Bill Campbelli selliseid juhtimistarkuseid, et see raamat ei ole üldse selline coachidele mõeldud raamat, vaid on täiesti juhtimisraamat. Aga miks ta on nagu hea, ongi see, et see näitab seda, et kui on selline coachiv juht teil seal organisatsioonis, strateegilisel positsioonil, siis mis keskkonda see loob ja mis kultuur see tegelikult loob. Et see ongi just see, mis mind isiklikult ka on ajendanud just seda suunda siin Eestis nagu edasi pushima, sest et see on midagi sellist, mida mina väga tahaks näha Eestis rohkem. Ma arvan, et kõik tahavad seda rohkem näha. Nii, Merle, sinu raamatu soovitus? No äkki ma üllatan, äkki sul ei ole seda raamatut saad hankida, et mina täna ühte oma väga suurt lemmikut, aga ka coachingu valdkonnast soovitan, et see on Nancy Kleini Time to Think. Ja see on hästi huvitav, tema räägibki siis sellest mõtlemisruumi ehitamisest, et siis sellest, et kõik, mida me tegelikult teeme, sõltub täpselt sellest, kuidas me mõtelda saame, eks ju, mis on see mõtlemise kvaliteet, eks ju, ja selle omakorda siis määrab see tegelikult see kuulaja või kuulamise kvaliteet, et kui austatuna inimene ennast tegelikult ühes vestluses tunneb või kui palju on adekvaatne see, et teine inimene võtab mind võrdse partnerina, eks ju, et ta tõesti usub minu potentsiaali ja ta hästi huvitavalt erinevaid selliseid mõtlemisruumi nagu komponente nagu tutvustab ka, et kuidas neid siis arendada, eks ju, et näiteks piiravate eelduste ärakuulamist, et kuidas neid teise inimese jutus kuulda, kuidas neid nagu tagurpidi pöörata näiteks. Hästi põnevalt räägib ka sellest, ka mujal tegelikult kajastatud sellest tunnustamise 5:1 proportsioonist, eks ju, versus võib-olla selline natuke kriitilisem tagasiside, et hästi põnevad teemad. Võib-olla eestlaste introvertide kaitsealal hästi huvitav räägib, kuidas introverte rohkem kaasata näiteks kuulamise abil, et vaatan, et Kiur rõõmsalt juba noogutab. Kõlab nagu väga hea raamat ja ei, mul ei ole seda ja ma vist ei ole sellest varem kuulnud ka. Nii, teine küsimus. Mis on see üks soovitus, mis sa alati juhtimise kohta annaksid?
ja Merle, jätkame sinuga. Jah, võib olla ikkagi kantud ka sellest tänasest teemast, aga mitte ainult, kui ma ka turundusjuhtide näiteks arenguprogrammi juhtivõppejõuna, millega ma siin olen ka kogu aeg palju tegelenud, et ikkagi tegele selle eneseteadlikkuse kasvatamisega ja aita tõsta kindlasti oma inimeste eneseteadlikkust ja kuula inimesi, eks. Väga hea. Kiur? Jaa, mina ka mõtlesin, et mis sellise tänase teemaga hästi haakuv soovitus oleks. Ja siis miksisin kokku 2 sellist mõtet, mida ma ise kuulnud, ei ole minu originaalsed, minu kogemustele tuginevad asjad, aga kirjutan alla 2 käega. Esimene pool sellest on siis, mida ma kuulsin ühel oma coachingu õppel Londonis ja see siis oli selline, et ole elevant, mitte jõehobu. Mis tähendab, kuula rohkem, kõrvad on olulisemad kui suur suu. Kuula rohkem, räägi vähem. Aga sinna ma liidaks siis Nelson Mandela isa juhtimispõhimõte, mille ta on välja öelnud, oli see, et oma meeskonnas räägi viimasena. Ehk siis eeldame, et te ikkagi olete endale head inimesed meeskonda saanud. Et seda tarkust on palju, et ärge öelge oma esimest asja välja ja piirake sellega, mida teiste seis peitub. Sest et introverdid võivad selle peale noogutada teie idee peale välja, et ta ütlemata midagi väga olulist. Ja kui teil ei ole nii tarkasid inimesi, siis te peate peeglisse vaatama. Saad need inimesed, keda väärid, eks ju. Mulle meenus hästi vahva ütlus kuskilt, ma isegi ei mäleta, kus ma seda lugesin viimati, aga niisugune tore, et see klassika, et kui tahad minna kiirelt, mine üksi, kui kaugele, siis 2, aga kui tahad minna kiirelt ja kaugele, siis koos coachiga. See on selle Aafrika vanasõna parafraseering, et kui tahad kiirelt minna, mine üksi ja kui tahad minna kaugele, mine koos meeskonnaga või koos. Aga see, mis sa ütlesid, et räägi viimasena, ma olen tähele pannud, et meie tegevjuht viimasel ajal kasutab seda privileegi rääkida viimasena, et kõigepealt laseb nagu meeskonnal ära rääkida ja siis ütleb oma arvamuse välja. Nii, ja viimane küsimus. Mis oskust, võib-olla juhtimisoskus, ei pea olema juhtimisoskus, sa tunned, et pead veel enda juures arendama? Ja Kiur, jätkame sinuga. Ma ei saa jälle originaalne olla, ma mäletan küll, et see oli kõige enam välja öeldud teil siin saates alati, et see on kannatlikkus ikka endiselt, ma avastan seda, kuidas ma tahan, et asjad kiiremini juhtuksid, kui nad tegelikult füüsiliselt juhtu saavad, aga ütleme nii, et kogemused siiski näitavad seda, et asjad tulevad õigel ajal, ei ole vaja need tagant pushida, et tuleb oodata, et tuleb panna asi vaikselt liikuma ja siis oodata. Praeguseks meil on see kõige enam välja öeldud omadus muutunud. On jah? Suurepärane. Ma ütlen siis, kui sina oled ära öelnud. Okei. Minul on kindlasti hetkel, mõtlesin ka sellele on kindlasti ka sinna fookuse seadmine ja selline hetkel ka selline tegevuste nimekirja vähendamine. Et kuna ma olen ka selline popsõna portfoolio karjääri esindaja, tähendab, et mul on mitu ametit, siis jah, et kuidas see balansseerimine on kindlasti mu kõige suurem väljakutse. See on ka üks asi, mille ma ka 2 käega pean alla kirjutama. Ma tunnen sama, aga viimasel ajal ma olen teinud valikuid, mis aitavad neid vähendada. Aga kõige rohkem on meil öeldud praeguseks hetkeks kuulamisoskust. Suurepärane, et see on jõudnud massidesse. Vesi meie millele? Kõrvatele, veskile, arenguprogrammile. Jah, see on nii uskumatu, kui see ka ei ole, aga meil just oli siin 2 päeva jälle tegime koolitus siin ja erandid kõik ütlevad, et ei oleks arvanud, et kuulem nii raske. Eks vist paljud inimesed kirjutavad sellele alla, sealhulgas ka meie saate kuulajad tõenäoliselt. Aga selline oligi siis meie seekordne saade. Aitäh Merle, aitäh Kiur, aitäh ka kuulajatele, kes kannatlikult teisel pool kuulasid ja järgmise korrani. See oli EBSi podcast Satelliit. Saateid saab kuulata nii Apple podcastides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis.